Põnevik baseerub Martin Alguse auhinnatud romaanil Midagi tõelist, mis jõudis ka Vanemuise teatrilavale, nüüd aga vormub sellest ka täispikk mängufilm. Kui ma seda lugu kirja hakkasin panema, siis ma tundsin, et sellest saaks, et see on esiteks, et see ongi väga filmilik lugu. Kui ma seda mõtlema hakkasin, ma tahtsingi teda lahendada niimoodi, et ta jookseks nii teatrilaval kui ka siis lugeja peas, kui ta raamatut loeb, ikkagi pigem nagu mingi põnev film. Seal on väga palju sotsiaalseid ja teravaid küsimusi ja ta räägib laiemalt kogu praegusest maailmast see lugu ja seda enam ma tahtsin, et tal oleks selline hästi konkreetne selline põneviku element sees, mis aitaks kõike seda kokku fokusseeruda, koondada sellesse ühte kriminaalsesse lukku. Režissöör Evar Anvelt on filmimaailmas olnud 10 aastat väga hinnatud värvimääraja, kelle sõnul jõuab täispika mängufilmini ikka lühifilmi kaudu ennast tõestades. Martin Alguse stsenaariumi peab ta väga aktuaalseks ja paljusid kõnetavaks. Kui ma oleks üksik, siis ma võiksin olla väga nagu Leo moodi, aga õnneks mul nii halvasti ei ole läinud nagu temal, nii et väga kõnetab üldiselt, et maailma mõistes on see selline üsna aktuaalne täna siin ja praegu, selles mõttes, et need on inimesed meie ümber. Mis ma oskan öelda, need Leo püüdlused ja ambitsioonid kogeda midagi tõelist. Ma saan nendele küll kaasa elada, aga selles mõttes ise ma tema rollis kindlasti ei tahaks olla. Film on Baltikumi ülene koostöö, et miks on just enamus võtteid tehtud Leedus? Filmitegijana on kindlasti seal mingi teatud sorti värskus, kas siis lokatsioonide või siis ka kõrvalrollide täitjate hulgas, et näitlejate siis. Et mõnes mõttes on nagu hea saada siit sellest, et muidu filmid seda Maakri tänavat ja Tornide väljakut ja et siis nagu et need korduvad nagu, et aga seal saab ka kasutada sükseid nii-öelda nagu mitte korduvaid nagu lokatsiooni motiive ja nii edasi. Ühe kõrvalrolli teeb üleöö mängufilmiga Frank kuulsaks saanud Viimsi kooli 9. klassi poiss Terek Leheste. See roll on mõnes mõttes sarnane minu eelmise rolliga, mis ma tegin mängufilmis Frank siis, aga ma ütleks, et kõnetab küll ja ma olen, ütleme niimoodi, et ma olen saanud nagu päris sellest rollist aru, mida ma mängin siin filmis. Et ta on selline päris jällegi siuke keeruline teema, millest rääkida, et kõigil jälle need probleemid, mis on alguse saanud igalt poolt kodust ja nii edasi, aga ma ütleks ka, et kõnetanud on. Ühe keskse rolli teeb filmis Jan Uuspõld, kes kehastab keskealist Leot, kes ei taju internetiohte ja karmi väljapressi ja küüsi langeb. Tema on see meie põlvkonna mees enam-vähem, mis on minu vanused, kes on tulnud niisugustest peredest enamjaolt, kus on võib-olla see lähedus ja asi ei olnud nii esmane asi. Tollel ajal oli see isegi soositud, et arstid ütlesid isegi emadele, et ärge liiga lähedaseks saage lapsega, et muidu ta ei saa pärast hiljem elus hakkama. Tagantjärele tundub see naljakas, aga tegelikult me kõik kanname seda traumat edasi, et meie isad olid käinud seal ju Vene sõjaväes ja teinud seda mõttetust seal ja niisugust kallistust, isakallistust meie põlvkonna mehed väga paljuski enamuses ei tea, mida tähendab isakallistus. Et see on nagu kõneleb juba iseenesest üsnagi palju. Psühholoogiline põnevik Midagi tõelist esilinastub järgmisel aastal.